Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 21. osa. Jätkame täna traditsioonidega, kus minuga taas on Jakob ja Mattias. Tere! Tierlistiks on ka traditsioonid, kuid see tuleb alles meil podcasti lõpupoole, nii et kindlasti kuulake lõpuni. Ning vahepeal me räägime natukene giveaway'st, ehk siis ka see kõrvad kikki, pange tähele episoodi vältel. Aga ma arvan, et muidu ülejäänud jääb samaks, me räägime päevakajaliselt, mis meil praegu toimub. Põhiline on meil siis, mis meil põhiline on, see tuleb välja 3. perioodi arvestuste nädalal. Võib-olla see on kõige tähtsam osa meie kuulajatele või ka siis meile. Asi on natuke monotoonseks läinud, ei suuda isegi mõelda enam. Kas teil on midagi erilist siin 3. perioodi arvestuste juures, mida te tahaksite välja tuua? Elutahte puudus. Ma küsisin erilist. Kas elutahe ei ole siis eriline? No, selles mõttes eelmised perioodid sul oli seda siis või? Jaa. Ei, tegelikult lihtsalt ma olen kuidagi väga läbi põlenud juba. Ja arvestused pole kätte jõudnudki veel. Nii et siuke huvitav turub. Aga väga liiga hullu mingisugust sellist nii-öelda hinnete seisu ma ei oota, et väga halvasti ei hakka olema, aga ega praegune olukord liiga soosiv ka ei ole. Mis meil siin, ma ei nimetaks neid karantiinideks, aga õppepausideks kodus, neid on meil siin tulnud päris palju ja ega see õppimine kodus ei ole ikkagi samaväärne. Mõtlen, et kui ma nüüd see kooli, või kes vähem teab, siis minul on koroona hetkel, aga aitäh küsimust, mul läheb väga hästi. Ma mõtlen, et õpetaja Paabo meil keemias soovis, et ma kontakteeruks temaga kohega, et ma saaks, kuna ma keemiaarvestuse veedan siis kindlasti veel kodus, et saaksin seda mingi teise arvestusega samal päeval teha. Mis mu väljavaated on, kas ma peaksin minema või ma peaksin ootama ikkagi järelearvestust? Kui härrasmees on koroonas, siis vist ootab järelearvestust. Ta soovis lihtsalt mingi äkki mõnel teisel päeval varem ära teha, vaata. Varem ära teha, nagu enne? Ei, nagu enne järelearvestusi, vaata. Ei, ma saan aru. Reedeks olen koolis, vaata. Et siis öelda, et meil oleks mis meil on ja sul on inglise keele arvestus? Väga ei ole mis arvestus on, mu küsimus on lihtsalt, kas ma tahan minna öelda, jep, ma võin teha või ma pigem ootan. Praegu mul on tunne, et mul on teiste õppeainetega ka raskus, et see keemia siin lillelaul ei ole. Jah, eriti veel see periood, mis meil nüüd on see kursus. Kui meil on see mingi koolieksami 30% on see töö. Mis on nagu eriti tore. Aga selles suhtes, et ma ütleksin ka olenevalt nagu sinu arvestusest, mis sul tol päeval parasjagu toimub. Et kas sa lähed sinna või ei. Sest kui sul on mingi aletame, et bioloogiaga samale päevale kukub see, siis ma küll ei läheks. See oleks siuke päris katastroofiline moment, aga kui see satub juhuslikult kusagil, ma ei tea, näiteks kirjanduse arvestusega samale päeval, mis on vaieldamatult leebem kui see bioloogia arvestus. Muidugi ma ei tea seda, aga eeldan ikka. Siis oleks nagu täiesti mõttekas minna isegi. Okay. Ma arvan, et oleneb ka, kuidas sa tunned ennast, et kas sa oskad piisavalt seda teemat või mitte. Mul on aega. Kuidas sul tunne on? Kuidas sul tunne on praegu? Ütleme nii, et sa peaksid minema esmaspäeval järelearvestusele. Või mitte lihtsalt arvestusele. Mul on tunne, et seldu puhul nagu köha vist tuleb tagasi. Hääl läheb ära ja suke üldised asjad küll, aga ei, tegelikult haridust peab väärtustama nii palju, et ma saan häid hindeid. Ehk siis Paabo, ma loodan, et sa ei kuule seda, ma võib-olla ei tule kohe rääkima, et ma tahaks seda järgida. Eks näis.
ma mõtlen üleüldiselt jällegi meil on 6 arvestust, miks meie kas nagu kas järgmine periood jälle 5 arvestust, mis toimub? Kellelgi peab olema ju 6 arvestust. Siis kellelgi on veel nii hullu olnud kui meil või? Ma arvan, et ikka võrrelda annaks ikka ilmselt. Ei no aga ma mõtlen nagu just see aasta. No 11. peaks ka olema just see kõige raskem aasta, nii et ma arvan, et suht igal 11-ndikul on päris julm seis nii-öelda. Suht jube on küll, noh. Ega ta ideaalne olukord ei ole küll. Kõigil on motivatsioon nii kõrge, häälest on kuulda. Muidugi. Koroonahaige peab siin emotsiooni ülal pidama. ja Andu on see kõige energilisem. Ei, mul on head väljavaated, vaata. Teil on raskusi, teil on haigus veel põdemata. Mul on lihtsam elu ees nüüd. Ma arvan, et ma pigem põeksin seda koroonat, kui läheksin mingi keemiaarvestusele praegu. Jah, eriti kui sul on veel 5 arvestust peale seda. Ei, ega kunagi ei tea, äkki on see just minule surmav. Ma millegipärast ei usu seda, aga võib-olla. Ma ei tea, on sul mingi erilisi kroonilisi haigusi, millest me ei teaks või? No mina vähemalt siis samuti ei tea nendest. Ja see võib suht hirmus olla, tõusa olla nagu jõpp, mul on koroona ja siis arst on nagu ei, sul on palju rohkem, et su elamistõenäosus on alla 10%, see on nagu hold up. Ma võitan, vabandage, miks? Siis ta ütleb, et me unustasime öelda, aga teil on kopsu või? Teil on nagu kasvaja hetkel rinnas, et noh, täks nii. Pole ühte kopsu nagu. Unustasime mainida teile. Aga noh, kui teil küsimusi tekib, võtke ühendust ja 112 ootab teie kõnet või mis iganes. Kui teil kuskil valus hakkab, siis kontakteeruge perearstiga. Ja see püsib isti juba nagu. Täiesti. See on nagu, mis ma mõtlen, et kui mingi minusugune juhtumisi saaks arstiks nagu. Lihtsalt läheb. Sorry mees, ma unustasin öelda. Põhimõtteliselt nagu sul on mingi 50 päeva, et elada suht. No pluss miinus 10, ma ütleksin. Et nagu pane hullu või midagi. Siis patsutad õlale ja annad selle lutsukommiga. Ei ütle, mis tal viga isegi on. Aga lihtsalt väga kiiresti jookse nüüd. Kujutan ette Jakob kirurgiina lihtsalt. Eemaldab mingi pool sisikonda. Võtan nagu, kuule see on küll kasutu. See tõesti tuju rikkuja sketši kohe, et kes see põrsas sõrmiku kõhtu tööpis. Ei, aga see ta on mingi see patsient küsib diagnoosi. Siis ma olen nagu, no ma diagnoosiks ütlen, et mine shooti kohe. Otse shootisid, et väga kaua sa siin maa peal ei ole enam kahjuks. Viimased minutid shootis, no igal ühel oma ma ei oska öelda. Ei, ma muidu saadaksin Savoodi, aga see pandi kinni ka. Ja aga äkki on tollel päeval mingi rockika pidu? Oi, kui ma vaid saaksin oma viimased minutid veeta rockika peal. See oleks nagu või käid härmapallil, kus Udo Sepp esineb. Jee. See on asi või? Toimus ära. Ja eile oli ju. No järgmine aasta ma härmakas võib-olla küsin. Ei, nii suur Udo fänn ma nüüd vist ei ole. Jah. Ma pean tõdema, et minu Spotify playlistides on rohkem Angust kui Udo Seppa. Ja see ei ole isegi nali. Ma pean tõdema, mul ei ole kumbagi oma Spotify playlistides. Mul ei ole Spotify playlisti isegi, nii et... Ja see mees kuulab YouTube'i. Jah, ma ei kuule isegi YouTube Musicut, ma kuulan ainult YouTube'i. Jah, tal ei ole isegi YouTube Premiumit, tal on lihtsalt YouTube. Nagu me teeme podcasti, mis on võimalik kuulata Apple podcastis, Spotify's ja YouTube'is, et ma olen nagu YouTube'i patriot lihtsalt. Oleks sul vähemalt nagu Premium, et sul ei oleks ääde ja sa kuulad muusikat, aga ei. See on osa nagu. Sa ei saa
sa ei saa oma telefonis muid asju teha, kui sa muusikat kuulad, sul tuleb mingi 20-sekundilised ad'id ja sa kannatad kõik ära. Müts maha. Ega Eesti poiss pole papist, noh. Ei, aga minu isa ikka rääkis, et tema ajal ei olnudki sellist võimalust, noh. Mingi vend käis kandlega järgi ja mängis muusikat talle. Kui vana su isa on, mingi 14 sa just küsisid, et kas Mattias isa on 14 sajand vana. jah, 14 sajandit vana. Mingi meeskond. Ei ole. Ma ei tea seda, ma ei ole su isa näinud muidugi, aga nii vana ta ei ole. Nagu, kui ma peaks pakkuma, ma ütleksin umbes mingi 10. sajand äkki, aga 14 vist päris kokku ei tule. ei, mine tea, ta on juba suke muinasjutu tegelane, vaata. Saunas käid tihti ja kogenud mees. ei no ta on suke tavaline Eesti talumees, vaata. Need on kõik 14 sajand ja ei tead küll, need elasid selle Andreasega Tõde õiguses, vaata. Andres, mis iganes ta nimi oli. Kas ta oli Andreas või Andres? Andres oli, jah. Andres on ikka Eesti nimi. Ma olen siin saksa juurtega, kurat. Rõve oled. Ma ei jätka seda teemat. nii, muudest teemadest taliolümpiamängud hakkasid just. Just nagu eile, ehk siis reede 4. veebruar oli avatseremoonia. Ehk siis täna algasid. Ehk siis täna, kui me rekordime nagu 5. veebruar, me jäime laskesuusatamises viimaseks. Aga vähemalt me olime olümpial. Kas meil on medalilootust või? See on nagu ainuke küsimus sinu poolt. Meil on medalilootus Sildaru. Vana hea. Jah. Ta pani X-Gamesis halfpipe'i kinni just. Jaa, aga siis ta kukkus ju. Tal oli mingi rõve kukkumine. Ei, mitte tal on vigastus nagu. Tal ei olnud vigastus, ta kukkus, siis ta jättis pargisõidu pooleli vist X-Gamesidel, aga olümpiad ikka sest ta sai vigastada selle kukkumisega. Miks ta siin pooleli jätaks, kui ta ei oleks vigastatud? Ta ei julgenud sõita rohkem, sellepärast, et ta tahtis olümpial kindlasti osaleda. Ehk siis, kui tal nagu, tal ei olnud mingit vigastust. Tal oli mingi valu, aga ta ei tahtnud seda edendada. Jah, tal oli valu, aga tal ei olnud vigastus otseselt. Ehk siis, sellepärast. Selge. Nüüd ma siis tean. Ma mingi hetk vaatasin ka seda ametlikku talispordilehte. Kus meil toimub see olümpia nüüd? Beijingis või? Ja ma vaatasin neid alasid ja ma väga ei klokkinud, mis võiks mida tähendada seal. Aga kui ma peaks loetlema talispordialasid, ega ma mingi iluuisutamine. Kas on ka tavauisutamine? Kiiruisutamine on ju, see on ka asi või? Siis nad lasevad püssiga ja suusatavad, siis nad niisama suusatavad ja mäest hüppavad ka alla. Ja hüppavad otse mäest alla. Siis on see kiirlaskumine või mis iganes see on. Vaata see, kus on mäest alla suusatavad hästi kiirelt. Ja just, siis on pargisõit suuskadel lauaga, siis on piikeer suuskadel lauaga. Kas rennisõit on ka või? Ma ei ole kindel. Tegelikult oota, kas park peaks ka olema ikka, jah? Pargisõit? Ma ei ole kindel. No loogiline oleks. Jah. Mis veel on? Let's go. Bobisõit on ka ikka veel vist. See on see, kus nad hüppavad vaata mingi raketitaolisesse asja siis panevad mingi rõveda kiirusega alla. Viiekesi. Jah. 4 või 5, palju neid on seal? 4? Aga ma ei tea ka tegelikult, võib-olla 5. Kuulen ässad korda, et mingi 4 inimest paneks mingi kõrdi kelgu alla kuskil. See on juba lahe. See võib bänger olla nagu. Oota, aga kas see kurling, mis, oli kurling või? Jääkeegel, jah. Jääkeegel, kas see on ka või? Võiks olla, jah. Ma leidsin mingi listi siin. Vaatan, jäähokki on muidugi,
kahevõistlus on muidugi. siis see, et sa hüppad ja suusatad. Siis on tavakelgutamine. Hallo, ma ei kommenteeri seda. ja ei, tavakelgutamist ma olen näinud, see on nagu mingi üksinda või kahe inimesega sa paned kelguga vaata seda torupidi alla. Aga ma ei saa aru, mis osa sellest nõuab sult oskust? Nagu hoia kõvasti kinni ja see on kõik, mis sa tegema ei, sa pead, see start on kõige tähtsam. Vist. No loogiliselt jaa, aga ma ei tea, see tundub nii taunala minu arust. või oota, aga mul on üks teine teema tavalise olümpiaga seotud, et vaata, mis see modernne viievõistlus on vist, kus on see hobuse ratsutamine ja need asjad või? Et sealt see hobuse ratsutamine võetakse vist ära, kuna mingi treener peksis mingit hobust. See oli mingi teema, jah. Jah, ja väidetavalt nad otsivad sinna uut spordiala ja mis te arvate, mis spordiala asendaks seda hobuse ratsutamist? Ehk siis suveolümpiamängud, ma ei tea, mingi tai-boks või midagi. Padjasõda. Ei. Ei, see on nagu boks põhimõtteliselt, nagu boksivad nagu padjaga. Nad peksavad üksteist padjaga. Või siis troonisõit. Sa mõtled, et midagi sarnast vähemasti nagu, aga ei. ei, no troonisõit on nagu sa sõidad. Sa võid öelda, et sa hobusega sõidad või? Ma ei tea nagu. Aga kus on padjasõda nagu? Miks see on spordiala? On mingit videoklippi, kus oli mingi siuke asi, et nad on reaalselt boksiringis ja siis ühe käega nagu ainult ühe käega peksavad enam. Oi. Vaatan huviga nüüd, ootan huviga, ütleme nii palju. Ei, nad võiksid kulli ka mängida. ei, aga see extreme tag või mis iganes, see oleks suht lahe. Too oleks suht lahe. Aga nagu nad võiksidki teha seda. Ma ei viitsi küll vaadata mingi padjasõdana. No, mees, sa ei ole vaadanud korralikult padjasõda, see on jumala mäed. Nad võiks talveolümpiamängudel ka seda teha, aga nagu padjad on mingi jääle valatud või midagi. Just lumesõda. Lumesõda, jah. Loobivad pallidega üksteist. Ma kujutan ette, kui illegaalseks mingid võtted läheksid lihtsalt. jah, see on see, et sa ei tohi mingi üle minuti aja ühte lumepalli käes hoida, sest muidu see jäätub kuidagi, vaata, sulab üles ja siis jäätub ära ja siis on jääpall. Räägid oma lastele, kuidas sina veel alles mängisid seda, aga noh, nüüd see on mingi professionaalne spordiala, kus sa oled mingi medaleid võitnud nagu. Kui ma sinu vanune olin, mängisin ma lumesõda ja nüüd olen 3-kordne maailmameister. Ja sina siin istud kuradi diivanil ja mängid seda kuradi videomängu. Mine õue loobi jääpallidega mööda käijaid. Come on. Kuidas sa punkte saaks? Mis need standardid seal on? No iga kord, kui pihta paned, siis saad punkti või? Mingi headshot on 10 punkti, kehasse on 5 punkti, kätte jalga on 1 punkti. See on nagu rahvaste pall, aga lumepallidega. See võib ka huvitav olla. See lõpeks vähe kiiresti küsiv värk, ei? Ei no seal on lumi saab otsa. Sul on mingi, ütleme, 5 versus 5 või midagi tiimina, vaata. Ahah. Ja siis mängid ühe lumepalliga või? Ei, igal ühel on mingi, ma ei tea, seljakotis, ma ei tea, noh. Nad kukuvad langevarjudega mänguväljakule ka, realistlik, eks ole. Ei, nad võtavad maast, teevad lumekuuli kiiresti ja siis pilluvad, vaata, see käib asja juurde. Aga kas nad ei tahaks teha nagu olümpiamängudel nagu Fortnite, aga päris elus? See oleks suht lahe minu arust. Aga nad võiks ikka tegelikult Squid Game'i teha, aga nagu päris elus olümpiale, vaata. Ei, Fortnite on lahedam. Ei, aga Squid Game, seal on nagu päriselt nagu, noh, su elu on joonel, vaata. Ja see, kes võidab... Ei, no ja Fortnite'is ka sa lased püstoliga inimesi. Ei, aga Fortnite on mingi igav. Kuidas nad Tilted Towerisse... Kuidas sa oled loll, sa lihtsalt ei oska kränkida. Kuidas nad ehitavad sul, ma ei tea, mis asju kuskile mäe peale. F1, F2, F3, F4, F5. Kõik nupud on olemas, kas sa segane peast. Ei, aga okei. Me sa oled lihtsalt kade, sest sa ei oska kränkida, nagu ole nüüd.
jah, ma olen kade. Sa ei ole cracked nagu, sa ei ole cracked, et aga anna Johanile lootust, palun. Ei, aga tegelikult nad peaksid tooma ka CSGO siis juba olümpiale. Ja e-spordid olümpiale. jah, ei, nagu päriselust CSGO nagu. Ei, ma räägin e-spordist. Ei, see on igav. Selleks on ei, juba päris relvadega üksteist ei lase, siis see on igav. jah, come on. Mina tahan verd näha. Mina tahan näha, et inimesed päriselus ehitavad sama kiiresti, kui nad ehitavad Fortnite'is. Vot see oleks juba tase. jah. oot. Mina tahan näha, et 9/11 towerid 3 sekundiga üles või midagi. Mina tahan näha, et mingi vend võtab oma blueprinti kuskilt taskust välja, järgmine hetk tal on tower olemas. Ja siis mingi vend laseb raketiheitjaga seda. Ma tahaksin tuua tähelepanu just sellele, et selle asemel, et öelda Twin Towers või midagi sellist. Andres Avameri ütles 9/11 Towers. Egas minul meeles pole vist. 2 tornikest New Yorkis. 9/11 Towers või? Jah, mitu World Trade Center, need on need 9/11 tornid. Mõte jõudis kohale, hallo. Ja ei, kõik said ju aru. Jaa, aga seda oleks saanud nii palju paremini nagu väljendada, jah. No, kuidas? World just Trade nii, Center. nagu ma enne ütlesin. Ma ei tea nimetust ju. Ma tean, et oli 2 torni New Yorkis, mis 9/11 ajal õhku lennutati. Lennutati lol. Lennuk sõitis vrum. Vrum teeb lennuk ja Mimimums ka. Vrum. Aitab. Kutid, meil on giveaway. Me paneme postituse Instagrami. Minge likeige ja kommenteerige 2 oma sõpra, kellega te tahtsite bobateed nautida. On ju? Ja pange kommentaaridesse 2 sõpra, kellega teie jagaksite enda bobateed ning samuti kellega teie olete maganud ja olnud seksuaalvahekorras. Pärast seda meie loosime välja teie vahel. Seda ei pea mainima. Lihtsalt tegige 2 oma sõpra, kellega teie naudiksite rahulikul pühapäeva õhtul bobateed ja teil on võimalus võita tasuta bobateed endale ja oma sõpradele, et nautida pühapäeva õhtul Nagu Mattias ja Jakob just selgitasid, igaks juhuks käin üle, et kõigil on ühiselt mõistetav. Boba poistega, meie heade koostööpartneritega, kes ei tea, vaadake nende Instagrami, Facebooki lehte ja nende kodulehte. Nad teevad Tartus, mina ütleks üpriski ainulaadset asja, bobateed. Oleme väga tänulikud neile. Nendega koostöös me jagame 100 followeri puhul välja. Mis me jagame? Me jagame 3 bobateed. Instagrami tuleb siis vastavalt meie @puhkekajutud Instagrami lehele tuleb siis vastavalt postitus, kuhu tulevad täpsemalt asjad, mida on tarvis teha, et osaleda loosimises ja eks sinna tuleb ka siis kuupäev, millal me selle välja loosime. Aga kindlasti followge meid puhkekajutud Instagramis, et millestki ilma ei jää ja et šansid veel paraneksid, followge meid nii Apple Podcastis kui Spotify's ja subscribe'ige meile YouTube'is. Ja followge Boba poisse ka. No nii, YouTube'i kuulajatele, nagu ikka on jõudnud ekraanile tierlist, teised, kes soovivad näha seda, peavad jõudma YouTube'i. Mis ma ütlen tierlisti kohta, 5 madet, nagu ikka, tänased mademed on S-tiir iga päev, palun, A-tiir nauditav, B-tiir ei pane tähele, C-tiir vajab ülevaatamist ning D-tiir pole osalenud, väga huvitav siin, ei saa muuta ka. Mille kohta me teeme enda kogemuse kohta HTG traditsioonidega seoses. Need on olemas ilusti kodulehel, kes tahab need üle vaadata, kuid me siin teeme ka seda. Hakkame pihta. Esimene traditsioon siin, mis võtab päris hästi kogu asja. Sügispiknik, siin kohal on see taevaskojas ja kõige tähtsam osa muidugi köievedu on pildi peal näha. Okei. Ei, see on siuke huvitav kogemus. Minu arust meil nagu 11. see tundus minu arust natukene meie klassi poolt päris palju vähem pingutust kui
kui 10. klassis kõik tahtsid kohe nagu võita ja värki. Retsi nimel ja mida muud kõike. Aga mõlemad korrad me võitsime, seega ma ei tea, mida see ütleb nagu teiste klasside kohta. Aga no üldiselt see on siuke tore. Kui ilm on hea, siis on eriti hea, aga ilma peale ei taha nagu loota. Või no ei tahaks loota nii-öelda. Eestis veel eriti. Seega. Jah, nauditav. Jah, siuke, no üks nauditavamatest, kui see sõna on nagu olemas. Jah. Tore, vaata, saad minna välja oma klassiga, aega veeta, on ju, huvitavad tegevused. Pigem on hea. Pigem on siuke nauditav. Ma nüüd härra Uuesaari jutust muidugi ei tea, ei mäleta, aga ilmselt ta mainis midagi taolist ka, et härra Hugo Treffner tegi omal ajal midagi taolist, ma oletaksin, see on pikaajalisem traditsioon, kas just Taevaskojas, aga Emajõe ääres oli see kindlasti juba väga, väga mõnus A-tiir nauditav. Jah. Noh, siin on muidugi ka lisaks see, et tunde lühendatakse, nii et veel suur pluss selle juures. Ja head sööki saab ka seal. Ära käigi. Shoutout, kes meil toitlustaja on, Toidutorn. Shoutout Toidutorn, väga head toitu pakute, aitäh. Rebaste ristimine. Pilt huvitav. Meie võitsime seega see on S-tier. Okei, aga... Kas see on unanimous decision? Jaa, on küll. Teksid iga päev seda tõu? Jah? Jah. Mina olen nõus iga päev. Kas sa tahaksid iga päev... Ma saan iga päev põhjendada enda debiilsust. 7-9 lihtsalt kannatamist. Jah, sa tahad minna sa tahad minna peale tunde mingi kella 12 mööda Tartu linna kõndima ja käituma nagu hullumeelne isik iga päev. Sa tahad või väita, et ma ei käitu iga päev nagu hullumeelne isik? Tead, vahepeal sa käitud täiesti normaalselt. Jah, okei, need on need päevad, mil ma olen nagu väsinud, ma arvan, või halvasti maganud. Aga siiski aga vahepeal. Jah, selles suhtes mina olen nõus iga päev sellist asja tegema. Või no okei, mitte iga päev, kui mul on jaksu ja jõudu, mis on üldjuhul ikka nagu enamuspäevad. Ma olen nõus sellist asja tegema. Seega. Mina ütleks, et... See on mingi tasemini nauditav. Jah, ma ütleks, et see, et me võitsime selle ja me korraldasime, seda oli nauditav. Aga igapäevaselt ma kindlasti ei viitsiks seda teha. Sest et... No okei. Sest et kas sa ei mäleta, kui palju mingi draamat tuli seal meie klassis? See oli jumal naljakas. Jumala nagu tüütu oli lõpuks sellega tegeleda, ehk siis mina paneks nauditav, aga sügispikniku taha. Oota, sa mõtled nagu kui me korraldasime või? Jah. Ei, aga see ei ole ju korraldamine, või on või? Või me võtame korraldamisega võtame mõlemat. Võtame mõlemat kokku ikka. Et minu arust see oli nagu... See on okei koha peal. Jah. 3 kooli kohtumine humanitaarainetes, ma ei teadnud, mis nad teevad seal, aga ma teadsin, et lühend on KKK ja sellest tingitud siis ka pilt. väga armas pilt. Pole osalenud. Me peame vist D-tiiri panema, sest me ei osale ka, see on mäletan. Jah, aga see on... Mine tea, äkki seda arvestuste nädalas leiab mind humanitaaraineid õppimas hoopis. See on nüüd 5 kooli kohtumine. Ja me oleme kõik 3 siin äärmiselt targad ning osaleme selles iga kord. No, põhikoolis mul sai 1 korra osaletud, ma tegin koolihallima tulemuse vist. Nice. Ehk siis ma näitan taset. Lahe küsimärk, ei ole nauditav, see ei kuulu siia tiirlisti. Ütleme, et see vajab ülevaatamist, et pole veel osalenud, aga ma ei osale ka, tegelikult ma pole osalenud ja... Tunnen, et šakime D-tiiri. Jah. No ma leidsin mingi vanema pildi siit pallist, aga ma ei, kooli aastapäeva palli ka taas.
no pall see oli siuke okei. Ma ütleksin, et nagu ta on minu arust täpselt A ja B vahel selles suhtes, et ta on mingil määral nauditav või nagu ma lähen sinna, nagu ma võtan osa sellest, seega nagu ma panen seda tähele, aga ta ei ole niivõrd nauditav, et ma saaksin kogu aeg öelda või nagu öelda pallist üldiselt, et ma nautisin seda palli. No vähemalt see üks pall, kus ma käisin. Et siis ma ütleks, ta on siuke väga madal A-tiir või kõrge B-tiir, üks nendest. Ma arvan, et madal A-tiir, sest et no ei pane tähele, oleks ju see, et ma ei läheks sinna. Aga ma siiski läksin sinna. Seega ta on siuke madal A-tiir. Ma nõustun Jakobiga. See oli tore, aga esiteks iga päev ei tahaks käia seal ja kuni teatud piirini oli see nauditav. Ei väida midagi vastu. Jõulujumala teenistus me saime ainult kaardi see aasta, sest koroona. Ma ütlen ise kohe ära, ei pane tähele lihtsalt. Ja ma arvan, et ma samuti ei pane tähele seda. No muidugi ma pole käinud ühelgi, aga see on suge pooleldi pole osalenud, aga yeah. No ma käin omast ajast nii-öelda. Käin nii või no jumalateenistusel jõuludel, seega ma saan oma osa saan tehtud nagu. Kas see treffi oma läheb käima või mitte, seega ma ütleksin, et see ei pane tähele teda. Lahtiste ustepäev. Oi. Ma pole elu sees ühelgi lahtiste ustepäeval käinud. Ei ole ka või? Yeah. Isegi mitte eelmine aasta või? Treffneri oma? Eelmine aasta ei käinud mitte ühelgi. Ei käinud või? Ei käinud jah. Ma olin Soomes samal ajal. Vist. Ei, tähendab. Ma läksin Soome reisile eelmine aasta, mis ta meil oli? No mitte eelmine aasta, üle-eelmine aasta. No 9. klassis, kui me tahtsin kuhugi gümnaasiumitesse sisse saada, siis nendel päevadel või see nädal, kus toimus peamiselt need avatud uste päevad, siis mina olin Soomel Himosel. Sõitsin mäest alla. Seega mina ei saanud nagu käia ja suht paljud lükati edasi ka ju. Jaa. Koroona tõttu või jäid üldse ära. Ma rohkem mõtlesin eelmine aasta treffi oma, mis oli netis. Too, jaa, seal ma käisin ju. Jaa. Ma mõtlesin, et ma koolis pole kordagi käinud. Ei, see Zoomi kaudu, see oli päris huvitav. Siuke huvitav on õige sõna. Mina ei saanud ka käia 9. treffnil omal. Aga kas te seda videot olete näinud või? Seda, mis see õpilaskogu tegi? See nagu eelmise aasta jaoks või? Jah. Ma vist olen näinud, aga ma ei mäleta seda. Ma mäletan, et see pidi suht saast olema. Aga see oli ikka kui nüüd ainult selle pealt hindaks, siis paneks kohe, et vajab ülevaatamist või madalam. Et see oli suht jube. Aga see Zoomi oma oli jah huvitav. Et ma isegi ei tea, kuhu panna seda. Jah, see ei pane tähele võib-olla. Ei pane tähele jah. Nagu see on nagu samas. Ma mõtlen, võib-olla see aasta on ka suke meh oleneb, kas toimub, vaata. Järgmine aasta võib-olla keegi saab meist midagi teha seal, vaata, siis see võib pull olla nagu. Muidugi, ma ei tea, kas meid valitakse muidugi esindama seda kooli esitamist koolile. Millegipärast ma kahtlen sellest tõesti. Aga ei, kes see teab? Keegi ei pea või keegi ei saa ennustada sellist asja. Eks me näe. Jah. Aga ma ütleksin tiirlisti mõttes, et ta on ikkagi jumalateenistusest eespool. Sest pulli sai, kui me selle Zoomiga ja, seda küll.
kevadkontsert, ma ei teadnud, mis see on, ma panin Google'isse, sain pildi, rohkem ma ei oska öelda. Mul on tunne, et on teil ideid? Ei tea tõesti. Kui see on mingi asi, mis meil on toimunud, siis ma kas ei ole tähele pannud seda nagu kohal olles või lihtsalt ei ole käinud. Meil ei ole toimunud vist, aga kas ei ole lihtsalt see, et jälle mingi direktor peab kõne ja siis on see laulukoor ja tantsutallad esinevad ja ongi kõik või? Arvatavasti. Aga siis meil oli ju ta. Oli või? Või mis see, ei, too oli meil mingi jõulude mingi direktori kõne või midagi sellist. Jah, aga okay. ma ei tea, aga me ei ole olnud vist. Pigem siuke töötir. Jällegi asi, millest mul pole aimu, on kooli teatriõhtu. Pole osalenud. Pole osalenud, jah. Vaatasin stuudiumist, meil ajaplaani järgi oli see mingi märtsis äkki plaanitud, aga jällegi äkki saame osaleda, äkki ei saa, mine tea. Siis saame kommenteerida uuesti. Praegu pole osalenud. 12. viimase koolikella aktus ma võtaksin selle beebipäevaga kokku, sest on nagu osa suht sellest. Mille päevaga? Beebipäevaga. Beebipäev. Beebi. Seal oli mingi teine nimetus ka. Tutipäev. Tutipäev, jah. Tutipäevaga. Beebipäev. Beebipäev, ma kuulen lihtsalt korda. Äkki see oli jällegi stuudiumis mingi märgitud niimoodi, ma ei tea. Tutipäev on ikka olnud ju. Ei, beebipäev on see päev, millest kõik beebisid teevad. See on nagu valentiinipäeva teine nimetus. Okei. Võib-olla, ei tea. Ei ole. Sama asi. See oli hea nali, Jakob. Aitäh, Mattias. Kas me reitiks nüüd asja või te plaanite ameleda selle veel nagu? Kuule, sul on selle vastu midagi või? Oled ka või? Ei soovi, ma tahaks teada, kuhu te koolikella aktuse paneks. Mul omalt poolt on nii palju, et ma vaatasin seda täpselt, see oli täpselt vormis, nagu see mingi pildilt välja võib annab lugeda, et aktusena tehti seda ja see oli mingi ESA aktus peale koroona ajal. Ja siis see tundus huvitav, ütleme nii palju. No see oli vist esimene kokkupuude mul actually Treffneriga ka, nii et kui see on midagi nagu tutipäev põhikoolis, siis mina paneks. Tutipäev oli räigelt pull, see aktus oli ametlik ikkagi. Ja siin on põmps see, et see on mingi äkki see päev on see aktus, kui sa hakkad ainult eksamiteks valmistama või midagi. Eks sul ongi viimane koolipäev oli ära või midagi. Siuke emotsionaalne asi, ma ütleks. Jah, ma pean tõdema, et nii põhikooli tutipäeval kui ka sellel 12. lõpu asjal, mis me praegu reitime, pole ma käinud, nii et mul jäi ka koroona kellega ära. Mis see oli tutipäev ära või? No see on kevadel toimuv asi 9. ja 9. kevadel oli koroona. Teil vast see kuustas väga ei huvita, mis teil haigusel ma saan aru, aga Estiir, iga päev palun. Ei, neil oli iga päev tutipäev. Jaa, iga päev, jumala tore oli. See on nagu, siis nagu põhikool lihtsalt ju. Tavaline põhikool ju, mis seal vahet on, mina ei saa aru, mis tutipäevast te räägite, see on lihtsalt pärast põhikool. koolipäev on direktsiooniga kokku saamine, arutatakse, mis sel päeval valesti tehti. Küsitakse jälle, miks ma nagu kuredi laste riidetes olen. Miks mul lutt suus? Tutipäev oli minu arust, ma ei tea. Pidevalt tuli direktor, küsis, sa oled 9. klassis, miks sul lutt suus on, kas sa loll käes? Miks sul relv käes on või midagi? Miks sul veepüstol on, nagu meest pane ära see? Mingi lased näkku talle lihtsalt. Aha, headshot. Ma ei tea, Teet Hirguna me pole osalenud. Jah. Spordipäev featuring Marko Tasane. Vot see oli päris hea ikka. Vot see oli väga, väga tore. Ta on nauditav. Pidin vaatama meie contenti ka klassi instast üle, et milleski heast ilma ei jäänud. Et meelde tuletada endale. Jah. Juba niivõrd vana ei mäleta. Ma ütleks reitsi ette isegi või? Ei.
ma mõtlen, kas see Emajõe ääres olevad need on olnud parem kui see, mis meil kevadel oli? Minu arust siiamaani ei ole mitte miski olnud retsist parem, aga ei, see on point ka. ma ei tea, see oli kõige rohkem nauditav. jah, mina ütleks ka, et see spordipäev oli nagu kõige toredam. Wow. Iga päev vist ei teeks, sest ilm oli suht nutune, ma mäletan nii palju, aga ei no, Rits oli ka tore, aga nagu kui võtta nüüd mõlemad, et seal osalemine, järgmine päev oli ikka nagu väga paha olla minul vähemalt ja selle korraldamine, see ei olnud ka just see kõige toredam kogemus, sest et nii mõndagi juhtus ja ütleme nii, et ja see spordipäev on natukene nauditavam kui Rits minu jaoks. Direktori kevadine vastuvõtt. Pole osalenud. Ma ei tea, mis siin toimub, nii ma panin paar pinki kooli esisest. ma vaatasin ka, mis asi see on. Viskame teed Jürera. On teil kogemusi kevadise direktori vastuvõtuga? Ma ei tea, ei ole, ei tule ka. Need targad saavad sinna, nii et peab pingutama. Peame mingi külalise endale võtma, kes on tark. Ausambapäev. Mul pole õrna aimugi, mis seal tehakse, hallo. Kas ei saa olla meil on selle kujuga nagu häid kogemusi ja kõik, aga ei, kas see ausambapäev on see, mis on 1. september või? Ma ei usu, sest see on siin pandud suht kronoloogilises järjekorras need sündmused ja ausambapäev on suht kõige lõpus. Nii, aga miks meil ei ole seda? Äkki meil oli ma ei tea, äkki traditsioon suri välja või? Meil oli just see aasta see. Meil oli Treffneri kuju juures oli meil see kevadaktus. jah, septembris. Tähendab sügis minu viga. Ja see on Essa koolipäevas ei ole. jah, see oli septembris, aga ma arvan, et see on mingi muu. Okei. Meil on härra Staarile küsimusi. Ma kohe vaatan. Hetkel ei osalenud. Vaatan HTG kodulehel. 12. klasside lõpuõhtu. Ma ei teadnud, mis seal toimus, aga ma arvan, et mingi õhtu ja pidu on. Me ei tea ju mingi enamusi neid üritusi, sest koroona ja mingi pooled on 12. ikka. Hallo. Kõik, mis mul on jällegi räägitud mingi sellest midagi taolist, et kõik, mis sa teed, on äkki, ma ei mäleta, äkki sai šampanjat ka või? Ei, see tundub lõbus. See oligi vist midagi taolist, et kõik 12-ndikud ja õpetajad. See tundub lõbus, aga pole osalenud. Meil on tulevikuks plaan. Ja reede viimane tund. Mina panin selle, kuna see on nüüd minu arvates suur osa. No võib-olla traditsiooni maiku ta veel ei anna meile, aga mine tea. No iga päev palun ei saa panna seda, sest et see on ainult reede, ehk siis paneks nauditav ja kõik ette. Pigem. Mulle kui indiviidile meeldib lärmamine ja teatrikunst teatud tasemeni, nii et ja see kaasab mõlemat, nii et kindlasti nauditav. Nii natukene siit, et ausamba päev ja 1. septembri aktus on 2 erinevat asja. Ehk siis ma arvan, et see on siiski mingi, ma ei tea, aga need 2 eri asja. Et jah. Kokkuvõtvalt saime nüüd ühise aru saama, et me oleme jäänud ikkagi väga paljust ilma siin Treffneri traditsioonidest, olgu see siis meie vanuseklassi või koroona tõttu. Käime kiirelt üle, iga päev palun ei ole Treffneris ühtegi traditsiooni, ehk siis vajab ülevaatamist, mis on ka tühi, aga A-tiir nauditav jõudis meil siis reede viimane tund. Kohalikud ikka teavad, mis toimub, spordipäev, teine spordipäev,
ristimine, revaste ristimine ja pall ning B-tiiri jõudis avatud uste päev ning mis ta siis meil ka ei oleks, jõulujumala teenistus. Ja no, D-tiir on täis materjali, millest me võib-olla saame tulevikus siis rääkida. Oleme jõudnud taas lõpuminutitele, subtiitrid juba jooksevad. Tuletame teile siiski meelde, et followge meid Puhkekajuttude Instagramis. Me teeme Pobateega giveaway, olge seal tähtsad, pilksad, täike kõik vajalik. Kindlasti vaadake ka Pobapoisid üle nii Instagramis, Facebookis kui nende kodulehelt. See on väga uudne asi, soovitame proovida, meile meeldis ning jõudsime täna siis päris palju tegelikult teha. Mis me tegime oli see, et me vaatasime taliolümpiat, analüüsisime arvestusi, nutsime taga nagu ikka ja noh, jõudsime siin traditsiooni ka kiita laita, kuid parem on ees. Mis ma ikka oskan öelda, kui tänada teid, et olite nii julged, lahked meid kuulama. Vaadake meid ikkagi YouTube'is, kuulake meid ka Spotify's ja Apple podcastis ning meeldivat päeva, õhtu või hommiku jätku. Aitäh! Ciao! Ciao! Ciao!